Jälle on käes see kõigi toiduarmastajate lemmikaastaaeg, kus hinnatakse Eesti erinevaid toiduaineid ja selguvad need kõige paremad. Ja siin laua peal, kallis rahvas, on juba need, kes on saanud endale esimesed tiitlid. Kus on toit, seal võib muidugi maitse üle vaielda, aga proovida tahan ma neid ikkagi. Ligi 150 eelmisel aastal turule tulnud toodet võitleb ihaldatud parima toiduaine tiitli nimel. Kui eelmisel aastal olid fookuses eelkõige tervislikkus ja välismaised maitsed, siis sel aastal paistavad silma pigem kiire elutempo ja mugavus. Näha on tõepoolest seda, et võitjate seas on vähemalt 3 sellise lihtsama pakendiga, kus saab hästi kiiresti asjad lahti võtta. Kiiresti, siin on pannkoogi taigen on ju kiiresti pannile või siis need, mis saab kaasa võtta lihtsalt, et kork lahti ja eine olemas. Nii, aga ma proovikski näiteks seda smushit, siis alustame sellest. Hästi mugav, paned vahepeal korgi peale, võtad nii palju kui vaja ja mis siin salata, ega siis mehedki on tunnistanud, et smushi satub isegi nende ülikonna põuetaskusse, et hästi mugav matkamisel vahepalaks, kust iganes, et jah, selline vahva võidukäik pakenditel. See kujutab endast täpselt seda, mida ta lubab, una ja spinatipüreed. Selles mõttes on see selline hea snäkk jälle, et pistad kotti ja võtad kaasa. Suur nälg on siis šokolaadi asemel midagi tervislikumat, võib-olla saab selle koha pealt. Nii, aga ma tahaks, kuna ma pannkoogi taigent tainast nüüd siin kohe niimoodi jooma ei hakka, et see tuleks ikka enne pannile panna, siis on mul ette valmistatud väikesed pannkoogid, mis sellest taignast tulevad. Selle üle peab kohe järele mõtlema, ma pean ühe veel proovima. Tihtipeale on väga erinevad tooted nagu kategooriates, et näiteks kes see eile võitis magustoitudes oli tegelikult selline just mugavuse teedmine toode pannkoogi tainen mammalt, et selline mõnus kohupiima taigen, mida siis peab hommikul, kui tõesti ei viitsi või tahavad väiksed lapsed näiteks üllatada vanemaid, siis neil on mugav seal pakikesest lasta, et tõesti selline mugavus on üks trend, mis hakkab silma, et kõik tahavad niisugust kiire elutempo, mugavaid tooteid. Mitmevilja puder õuna ja kaneeliga. Õuna kaneeli klassika. Järjekordselt heas pakendis. Siit on minu arust tunda seda, et asi on mõeldud lastele, sellepärast, et seda suhkrusisaldust ei ole nii palju või vähemalt see ei ole nii magus, et ta tundub selline tervislikum ja neutraalsem variant. Soola ja suhkrusisaldust on ju meie tootjad väga pikalt juba vähendanud ja näiteks eelmise aasta võidutoode 30% vähema suhkruga kohukene on tänaseks tootmisest maas. Et see näitab ka seda, et me võime ja meie tootjad võivad ükskõik mida teha ja seal kindlasti ei olnud põhjus ka see, et ei oleks reklaami olnud või ei oleks turundust tehtud, aga lihtsalt inimesed ostavad endiselt maitse järgi ja tundub, et klassikaline kohuke maitsebki rohkem. Teate mida? See toode üllatas mind praegu vist kõige rohkem. Seepärast, et ma ei oodanud, et see mulle päriselt maitseb, aga see maitseb üli hästi. Nii et ma arvan, et sellest saab minu suvesalatite snäki siuke hea toode. Mida te siis täpselt hindamisel jälgite? Et ma saan aru, et maitse on üks, aga see vist ei ole kõik. Just, et me jälgime ka pakendid tegelikult, nagu ma ütlesin, sest pakend on hästi oluline. Esiteks selle materjale keskkonnasõbralikkus, aga ka kasutusmugavus ja silmapaistus, et see on hästi oluline. Ja lisaks me jälgime ka tervislikkust loomulikult, mis on hästi oluline. Siis ka müüki natukene, et oleks ikkagi toode edukas, aga üks hästi tähtis on loomulikult innovatsioon. Selline uuendus, uued tehnoloogiad, uued maitsed, et kõike seda me hindame ka, et ütlen ausalt, et sensoorselt on tooted väga kõrge tasemega ja tihtipeale sealt vahet võibki see just see erilisus, see innovatsioon, see uudsus on see, mis siis võib anda edu teatud juhtudel. Tomati, sibule ja paprika. Tipikastmega ei saa tegelikult enamasti midagi valesti teha. Aga tipime seda head vähisabasja sisse. Krõpsu tippide sisse, värsked kartulit selle juurde. Ma näen, mul juba ideed lendavad, nii et need 2 soolast toodet siin praegu panid minul
mõtted ja maitsemeeled täielikult käima. Millised need selleaastased maitsed siis on? No mul praegu ikkagi selgelt on mustikas, mis hakkab igal pool silma. Lihatoodetes, eile oli ka mujal. Eelmise aasta selline dominant oli mango ja üks mango toodega juba see aasta võitis. Mango eelmise aasta staar ja ka sel aastal ta ei ole veel kuhugi kadunud. Nii et võtame ühe sellise korraliku ampsu. Mis ma oskan öelda, mango on staar. Mango on staar, mango toob päikese välja. Mango kuningaks.